Sander, kas head osakonna juures on ka midagi, mis on valesti? Ei tule midagi pähe. Kas see on seepärast, et sa oled ise osaline? Ilmselgelt. Aga kui head osakonda teeks keegi teine ja sa oleksid vaataja? Head osakond on täpselt selline, nagu ta on ja olema peab. Sinna pole midagi parata, kui ta on selline, nagu ta on. Aga kas sama meeskond teeb midagi uut või jätkab olemasolevaga? Mis su tuleviku lootused on? No, mina ei saa selle peale midagi. Ma ei saa teiste eest kosta. Ma ei tea, ma loodan, et teeb. Ja mis see võiks olla? See võiks olla... See võiks olla teatrietendus. Mõnel suurel laval. Tahaksid välja pääseda Graali proovisaalist? Jah, vaadates Graali proovisaali, siis see on ju nii väike pisike urgas. Head osakond väärib rohkemat. Aga kas mingis mõttes antud etendus sobib siia? Antud etendus on siia loodud, siia ruumi algupäraselt. Kõik ülejäänud etendused, mis me oleme teinud muudes kohtades, on siirded võõrastesse keskkondadesse, võõrastele lavadele. Me oleme pidanud muutma olemasolevaid saale selle ruumi sarnaseks. Et kui me teeks midagi suure lava jaoks, siis peaks tegema ka nii-öelda suurema etenduse, tulema makettidest välja. Ei, maketid peaksid suuremad olema. Ilmselt. Kas arvad, et head osakond jätkab makettidega? Head osakond kindlasti. Inimesed, kes on praegu head osakonnas, võib-olla mitte. Aga kui head osakond peaks edasi minema, siis jah. See on selle projekti nišš ja omapära. Aga head osakond ei ole klassikaline teatritrupp. Me ei tulnud kokku selleks, et lihtsalt teha koos asju, vaid me tulime kokku selleks, et teha seda asja. Aga kas ei ole hea trupi nimi? Me võiks sama trupi nime jätta ja anda välja midagi uut? Jah, loomulikult võiks, aga kas see on intervjuu või see on hoopis minu ja sinu diskussioon, mida edasi teha või? Tundub, et sina väga tahad teha head osakonnaga midagi edasi. Tundub, et nimi sobib sulle. Meie fännid meeldivad sulle. Võib-olla sa tahad jätkata nende inimestega koostööd. Aga kas sina ei taha? Teatud tingimustel kindlasti. Mis need tingimused on? Noh, et kõik naudiksid seda, mis nad teevad. Kui me kokku tulime selle nimelt eriala projekti jaoks, siis meil oli silmis või plaanis või üks asi. See oli Praha kvadrenaali ekspositsioon. See oli meie osakonna tellimus. Nõnda see asi tekkiski. Nüüd kui edasi minna head osakonnaga nagu trademarki mõttes, nagu firmamärgi mõttes, nagu bränd, siis peaksime me käituma ka nagu produktsioonigrupp või tootmisüksus. Meil peaks olema ilmselt produtsent
inspitsient. kõik selline vajalik tehniline tugi. Sest kui minna edasi, siis peaks jätkama tööd. Kindlasti ei saa me jätkata nende samade makettidega, sest need on juba ammu ilma. Meenutavad ratsahobuse sitta rohkem kui makette. Sel teemal on arenemisruumi. Oluline on lihtsalt, et inimesed, kes praegu sellega asjaga seotud on, sooviks seda edasi teha. Kui nad selleks on valmis, siis miks mitte, jah? Sest ihatasakond saab minna ainult ajamahukamaks, ajakulukamaks. Ütleme, sellest samm edasi oleks ikkagi samm professionaalsuse poole. See võtaks tohutult aega. Ei saaks lasta ennast häirida muudest tegevustest. Ma ei tea, kas kõik on valmis seda ohvrit tooma. Kas sina oled? Olen küll, kui see tulemus on vaeva väärt. Aitäh teile. Mis on iha? Mida me ihaleme? Mida me tahame? Miks me kogu aeg midagi juurde tahame? Mida me üldse tahame? Mis on ihade osakond? Mille järgi meie ihaleme? Kas me ihaleme ihkamist? Kas me ihkame ihaldatud olla? Kas me ihaldame lugu? Kas me ihaldame saavutusi? Mis oli ihade osakonna lugu? Ma ei mõtle seda lugu, mida te nägite siin ekraanil või siin laua ümber. See oli vaid punkt viimase peatüki, viimase lause lõpus. Ma mõtlen seda lugu, mis algas 2010. aasta sügisel. Scenograafia osakonna mustas toas. Esimeste õudusseenidel. Paberile prinditud fassaadid papitükkidega. Mobiilivalgustitega. Ühe kaamera. Lõppes praegu siin. Keset miniatuurseid universumeid. Juhtme puntraid. Suure projektsiooni all. Teie ees. Päris publiku ees. Millest see lugu rääkis? Mine jaoks rääkis see ühest uskumatult terviklikust loomingulisest grupist, mille soojuses ja läheduses viibida oli tihtipeale palju parem kui enamik muid asju. Grupist, kus lahkarvamusi ei lahendatud lahknemisega, kus kõik said teha seda, mis neile meeldis, mis nad teha tahtsid, kus kõigi panus ühendas detailid terviklikuks, oluliseks teoseks. Kui oluline see teos oli? Kuidas on ta muutnud maailma? Ma ei tea. Aga meid õpetas ta ihalema publiku järele.
sest kunstnik vajab publikut. Kunstnik, olles täielikus isolatsioonis, mõtleb endale publiku välja. Isegi kui see on tema peas. Keegi peab olema. Aga siis ei ole see päris. Siin on klaas pigem pool tühi kui pool täis. Sest poolikule publikule mängida see ei ole õige. Alguses ei saa nagu arugi. Panen kitli selga. Muusika mängib. Siis on juba vaja kõike liigutada, valgustada. Kõik möödub mürinal. Ja kui see on läbi, võtan kitli seljast, hakkab asjade kokkuvokkimine, aga sees on nii tühi, õõnes, mõttetu. Aga kui saal on täis, siis on see hoopis teine lugu. Kui kõik need kohad on täidetud. Kui isegi nii väike ruum nagu see siin saab inimestest täis. Siis see tundub kuidagi õige. Kõik on kuidagi parem. Isegi kui me tekitanud teis eksistentsiaalseid küsimusi või ei vastanud neile, mis teil juba olid. Isegi kui me raputanud teid välja olemise tühisustest või ei kukutanud teid nende uimasuse sisse. Isegi siis oleme midagi saavutanud, sest te olite siin meiega. Te olete meiega juba olnud natuke rohkem kui aasta aega. Aitäh selle eest. Aitäh. Aitäh, Mart Kollits. Aitäh, Urmas Jõemees. Aitäh, Sander Põldsaar. Aitäh, Keili Retter. Aitäh, Kristo Kruusmann. Aitäh, Ele Krusell. Aitäh, Kristel Maamägi. Aitäh, Kristi Soe. Aitäh, Eve Ormisson. Aitäh, Karoliina Staub. Aitäh, Maria Eberhard. Hüvasti.